Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere päevast! Oleme Arno saatega uuesti eetris ja täna me räägime kutseharidusest, aga me räägime just ka nende õpilaste vaatevinklist. Ja mul on hea meel tutvustada teile 3 Erki Kruusmann, kes on Tööstushariduskeskuse mehhatroonika eriala õpilane, kes läheb ka võistlema Euroskillsile. Tere, Erki! Tere! Järgmine on Kaspar Kirst Tallinna ehituskoolist. Tere päevast! Kes on ühtlasi ka õpilasesinduse president. Hiljem me kindlasti kuuleme, millega tegeleb õpilasesindus. Ja 3. külaline on Andres Gabriel Vannas, kes on Haapsalu kutsehariduskeskuse vilistlane. Tal on mitmeid võistlusi, üks on selja taga, teine on ootamas ees. WorldSkillsis on ta käinud ja Euroskillsi võistlus alles on tulemas ja mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Tere uuesti kõigile! Tere! 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 On esimene küsimus, mis avaks seda, et miks te just selle eriala valisite? Ma võtaks sõna üle, et mina valisin mehhatroonika eriala, kuna mulle on väiksest saati meeldin väga ise asju parandada, kokku lahti panna ja on väga suur huvi olnud, et kuidas nagu asjad töötavad siin. Tööstushariduskeskuses pakuti just sellist eriala nimega mehhatroonika, kust ma lugesin, et just seda saab teha nagu. Ja siis ma panin ennast kirja, sain kooli sisse ja siiamaani ma pole kahetsenud. Mina sattusin ehituskooli nagu tänu oma isa kaudu, kuna mu isa lõpetas nüüd umbes 30 aastat tagasi Tallinna ehituskooli Tisleri eriala ja mõtlesin, et kuskile gümnaasiumisse ma kahjuks tollel hetkel sisse ei saanud ja nägin, et ehituskool on kodu lähedal kõige parem variant ja miks ma just ehitusviimistluse eriala valisin, oli sellepärast, et kuna minu enda unistus on rajada enda maja ja parem on ikka, kui sul on enda mingid käelised oskused olemas, et see töö nagu ise ära teha, et ei pea kedagi palkama, et see pahteldamine või värvimine ära teha. Jaa, täiesti õige. Ma usun, et need on teadmised, mis tulevad nagu igal ajal kasuks. Just täpselt. Jaa, aga Andres Gabriel, kuidas olid sinu valikud? Minu arvutipisik sai alguse nagu paljudelgi arvutimängudest, et see kipub niimoodi juhtuma ja siis miks sai Haapsalusse mindud oli sellepärast, et sai seal 8. klassis käidud avatud uste päeval. Veetsin terve aja siis selles IT-osakonna ruumides ja vaatlesin seal ja peale seda ma olin nagu väga kindel, et ma tahan sinna lihtsalt minna ja siis ma läksin. Mis teie selle eriala juures teile meeldib? Ma siin küll kuulsin nagu neid, miks te valisite, et võib-olla, et mis olid siis nagu sellised impulsid teil ja mõtted käisid, aga kui te nüüd olete seda õppinud, et mis tundus, et on täiesti okei? Mulle ehitusviimistluse puhul nagu meeldib see, et ma saan olla loominguline, kuna ehitusviimistluses saad lasta oma fantaasial lennata, et näiteks just eelmine nädal mul oli dekoratiivviimistluse moodul, kus me tegime erinevaid kunstiteoseid ja seda moodulit ma kokkuvõttes nautisin kõige rohkem. Lisaks muidugi plaatimise moodul, et lihtsalt said materjali kätte ja lasid oma fantaasial lennata, et see viimistlus ongi loomeinimestele nagu perfektne eriala. Isiklikult on see, et täielikult meeldivad õpetajad, kes on suurepärased, kes kui nad näevad, et sinus on suur potentsiaali, siis nad annavadki sulle tavaõppekavast väliseid ülesandeid veel edasi, et sa saaksid areneda. Ja siis on kindlasti see, et selles erialas ongi, et väga palju on probleemide lahendamist ja on vaja kujutlusvõimet, et kuidas erinevat moodi asju, erinevaid probleeme, kuidas erinevaid asju teha ja nii edasi. Minu lemmikasi IT-eriala puhul on see, et sa saad väga palju, mida sa võtad siis nii-öelda kui selliselt olemuselt loomulikult, siis nagu internet ja e-mailid ja muud sellist, siis kui sa ise sellele käsitsi külge lähed ja hakkad siis proovima neid teenuseid kõiki püsti panna, siis lõppude lõpuks sa avastad, et see ei ole üldse nii lihtne ja siis, kui sa selle tööle saad lõpuks, siis sa oled nagu, see on nagu sa said midagi valmis ja siis see tekitab toredat eufooriat, mis siis, et see tee võis olla võib-olla vähe rohkem konarline. Et sai ka ennast nagu ületada siis ja proovile panna, eks, heas mõttes. Räägime natukene kuulajatele ka ära, et milline see koolielu teil
on välja kujunenud. Erki rääkis sellest, et kuidas õpetajad on ka toetavad ja aitavad siis õpilasel just, et kui ta näitab seda huvi välja ja seda motivatsiooni rohkem areneda, aga mis on veel selle õppimise kõrval või juures? Jaa, et peale õppimist minul oli vähemalt see, et ma käisin hästi palju trennis, et seal elasin siis seal Ühikas, sellepärast et olin ise natuke kaugemalt pärit kui Haapsalu ja sain iga õhtu trennis käidud, ehk siis pealmine sükkel oligi see, kuidas ma läksin kooli, peale kooli sai asjad kokku pakitud ja mindud trenni, siis sai jõudud koju, sai süüa endale tehtud ja magama mindud. Minu jaoks oli nagu mõnes mõttes hea selline kindel rutiin ja pakkus ka sellist arengut, eks? Jah, kuna IT-eriala on selline istuv ka, siis seda sporti sinna juurde teha on tõesti hea. Kaspar, sina kuulud õpilasesindusse, et millega see esindus üldse tegeleb ja miks sa oled olnud nõus olema selle president? Mina olen lihtsalt nagu nõus sellepärast, et nagu ma tahan tulevikus karjääri teha veel ka väljaspool ehitust, et see andis mulle võimaluse olla nagu mina ise, et õpilasesindusele on mul kasvanud väga suur enesekindlus. Et kui ma põhikoolis käisin, ma olin väga ebakindel inimene, aga pärast seda, kui ma õpilasesindusega liitusin, rääkimata selle juhiks saamisest, mul koheselt tekkis enesekindlus, julgesin välja öelda, mis ma asjast arvan ja julgesin asjadesse karmima käega suhtuda, et muidu ma olin selline õrn hing, kes ei julge midagi välja öelda, aga nüüd tänu õpilasesindusele ma julgen inimestele avalikult välja öelda, mis ma nendest arvan, et õpilasliidu üldkoosolekutel, erinevatel õpilasliidu üritustel ma ütlengi välja, et nagu mis minu arust ongi see probleemkoht. Siin mul tekib nagu see küsimus ka, et koolielult see maksimum võtta. Üks on nagu küll see õppimise pool, kuidas teil on kogemus olnud, et maksimum võtta? No näiteks praktikatunnid, et praktikal sa saad võtta nagu tõesti, kuidas ma seda lihtsalt seletaks. Et sa saad võtta kõik, eks on ju, et sa saad rohkem seda praktilist oskust endal täpselt, ma mõtlengi, ma just nagu, ma mõtlesingi seda asja konkreetselt, et Erki, kuidas sina võtad rohkem, nagu ütleme, koolist maksimum? Mõtleks, et kindlasti käia veel konsultatsioonitundides juurde õppimas väga palju, et minu, ütleme, esimene aasta oligi nii, et mul olid tavatunnid, ma sain kõik ilusti asjad tehtud seal, aga kuna mul oli suur huvi selle eriala vastu, siis ma käisin õhtuti õpetajate konsultatsioonitundides veel ja siis ma sain palju uusi teadmisi, mida sel ajal ma ei oleks veel tohtinud teada saada. Ehk siis ma liikusin tavaõppekavast ettepoole nagu. Kuidas, Andres, Gabriel, sinu kogemused on olnud? Ühest küljest ma saan aru, et sa juba võtsid trennidega maksimumi. Ma võtsin trennidega maksimumi ja ma võtsin ka sellega maksimumi, et ma jõudsin tihti peale teistest varem asjad valmis tunnis ja siis oligi see, et sa said õpetajale teada anda ja siis said alati neid lisaülesandeid ja saidki rohkem ja mingil määral ka õppekava väliseid asju teha. Kuna IT on selline hästi lai ala, siis seal selles koolis saadki reaalselt ainult selle baasi alla, et siis sul on võimalik vähe nipet-näpet rohkem saada sealt. Mida te ütlete sellele kuulajale, kes kuuleb nüüd juba mitmest kohast ja saite lisaküsimusi ja osad inimesed on väga tundlikud selle koha peal ja võtavad seda, et nagu see oleks mingi lisakaristuseks, et oleks nagu vaja kogu aeg ära libiseda, et miks te ütlete, et see lisaülesanne on hoopis nagu pluss? See on mitmest vaatest pluss. Kõige suurem asi ongi see, et sul on võimalik võtta rohkem, kui siis see tavaõppekava nii-öelda pakub. Ja teine asi, mis kutsekooli puhul minu vaatest hästi oluline on see, et mis iganes eriala sa valid, siis sul on huvi selle eriala vastu. Ja see on ka üks väga suur pluss siis, et sul on võimalik siis seda eriala veel rohkem teha, sest see ei ole karistus, kui sulle see asi meeldib. Et mu ütleks täpselt sama asja, et see ei ole karistus, et pigem see on õnnistus, et õpetaja laseb sul nagu edasi areneda niimoodi. Et see näitab juba, et sul on potentsiaali. Jah, näitab, et sul on potentsiaali, et õpetaja näeb sinus midagi. Mina nagu nõustun eelkõnelejatega selle jutuga, et mul on koolis nagu rahvusvahelised eksperdid ka koolis, kes nimedaks Meta Ineste ja Tere Jaksen. Tere Jaksen nimelt on ka minu rühmajuhendaja ja ta on nagu ka mind nagu motiveerinud hästi kõvasti ja Meta Inastega, et õpetajad nagu väga palju motiveerivad, et kuidas on vaja tuleviku poole liikuda. Kutsehariduses on hästi oluline ka praktikakohad
rääkige, et millistel praktikatel te olete käinud või mis kogemus on teil jagada kuulajatega? Mina käisin eelmine kevad Portugalis Erasmus Plus programmi raames ja olin 6 nädalat seal ja see oli tõesti väga äge kogemus, et olin paar nädalat ära olnud ja suutsin inglise keelt puhtalt rääkida selle arvelt, et ja natukene õppisin ka lihtsamat portugali keelt. Ja siis mulle nagu meenub selline huvitav olukord ka, et tulin Eestisse tagasi, nägin ühte oma parimat sõpra, hakkasin temaga kohe inglise keelest rääkima ja siis sõber nagu, et oot, sa oled nüüd Eestis, et mis asja sa seletad, et räägi palun minuga eesti keeles, anna andeks, et ma kohe automaatselt hakkasin inglise keelt rääkima. See oli 3 kuud olid või? 6 nädalat. 6 nädalat, 2 kuud. Muidugi ma nüüd lendan ka 3 nädala pärast, on vist 3 nädala pärast täpselt aega, ma ei oska öelda, aga lendan Maltale jälle 6 nädalaks, ja see on ilmselt loodetavasti sama äge kogemus. Muidugi ma olen ka käinud Eestis praktikal, aga ma ei võrdleks neid Eesti praktikaid välispraktikatega mitte kuidagigi, et välispraktikad on kõige ägedamad üldse maailmas. Mina ise olen käinud ainult ühes kohas praktikal, et ma käisin Tallinna vees reoveepuhastusjaamas elektrikuna praktikal, et ütleme kõige siuksem imelikum kogemus oli see, et ma pidin koos töötama inimestega, kes on, ütleme, 3 või 4 korda minu vanust, et üks töökaaslane oli mul 80 aastat vana üldse, et koos töötada oli mõndades kohtades nagu raske, et üksteisest oli vahepeal nagu raske aru saada. Kindlasti veel see, et praktika ajal ma nägin palju, kuidas nagu, ütleme, päriselu protsessid töötavad meil, et kuna ma käisin reoveepuhastusjaamas, siis nägin või õppisin väga selgeks selle, kuidas nagu Eestis või siin Tallinnas siis meie reoveed puhastatakse. Et sa said peale oma väljaõpitava eriala veel palju selliseid kaasnevaid teadmisi, oli see nii? Ja on nii. Ja ma kuulsin ka selle ära, et sa arenesid ka sotsiaalselt, et kui sa suhtlesid ka erineva vanusegrupi kolleegidega. Jah, täpselt nii, et ma suhtlesin, mu kolleegid olid, ütleme, vanusest 20 kuni siis 80 ja siis erinevatest osakondadest kõik. Andres, mida sina välja tooksid? Ma ei oska otseselt midagi väga erilist välja tuua, kui siis võib-olla ainult seda, et kui ma olin 3. kursuse praktikal, siis jälle see sama huvi ja asi, see aitas mul, kui enamus inimesed on 3. kursusel, siis sellised IT-spetsialistid ja kasutatoa inimesed, kes siis pakuvad IT-alast tuge, siis mul oli võimalik poole pealt liikuda administraatori koha peale rohkem ja sain vähe huvitamaid asju teha, et jällegist, kui näitad huvi ülesse ja teadmised ka tulevad järgi, siis sellega on võimalik väga, väga ägedaid asju teha juba isegi praktika ajal. Mida te ütlete nendele õpilastele, kes ei ole võib-olla nii motiveeritud praktika kohta üldse ise ka otsima ja mõtlevad, et see on selline, et kus ma tahaksin nagu linnukese kirja kuidagi veedaks ära selle aja ja on kuidagi nagu vastupanus? Minul kool näiteks toetab õpilase ettevõtte praktika koha otsimist, et see on, või olen ühe korra pidin peaaegu seda võimalust kasutama, juba olin rääkinud selle praktika korraldusjuhiga selle osas, aga õnneks tuli üks sõber appi ja kutsus mind enda ettevõtte praktika kohta, et nagu minu koolis, Tallinna Ehituskoolis on selline asi võimalik. Et kool aitab? Meil on Tallinna Tööstushariduskeskuses täpselt samamoodi, et kui praktika otsimisaeg tuli, siis meil anti tavanimekiri, ütleme, ettevõtetest, keda me teame, et annad juba praktikakoha, aga samuti sa võisid minna ükskõik, kui sa ise tahtsid praktikale, kui sind vastu võeti. Kui mina veel koolis käisin, siis kõik inimesi visati tuimalt vette, et mitte midagi väga ette ei antud, et lihtsalt utsutati taga, et otsi nüüd praktika kohta. Tehke vaata. Aga miks seda võtta nagu ka maksimum sellest praktika kohast? Miks nagu ikkagi panustada sinna? Miks seda panustada on väga lihtne, kui sa ei taha praktikale minna, siis võib-olla sa valisid vale eriala, siis sa lähed pärast sinna niikuinii tööle. Ja see on natuke nagu see koht ka, kus sa saad testida, et kas see nüüd oli see õige valik. Jaa, siin on mõttekoht. Miks veel panustada üldse praktikal olles? No minul on näiteks see, et ma
näen ennast võib-olla tulevikus ehitussektoris töötamas, aga samas ei näe ka, et mul rühmajuhendaja Terje Jaksen ütles ka, et ehitusviimistluses on alati tööd, et ükskõik, mis juhtub, ehitusviimistluseid läheb alati vaja, et inimestel alati seinad lagunevad, et mida on vaja korda teha ja lihtsamaid remonttöid teha. Ma lisaks siis veel juurde seda, et kindlasti, et panustada on see, et kõigepealt, et tutvusi saada rohkem, et kuna sa praktikal käisid, siis sul on tulevikus nagu lihtsam leida tööd ja siis nagu mainitud, sa saad aru, et kas sulle see eriala päriselt sobib. Ja ma ise mõtlen ka teid kuulates, et siis saab ju ka CV-sse kirjutada, et mul on see või teine kogemus selle või teise ettevõttega. Ma olen seda, kui ma seda Europassi CV-d tegin, siis ma panin ka sinna kirja, et ma olen Eestis töötanud nendes ettevõtetes ja teinud konkreetselt neid töid, et Erasmus Plus programmiga minu koolis vähemasti on see kohustuslik, et sul peab see Europassi CV tehtud olema. Kui meil on tulnud ka ennem siin saate ajal mitu korda need võistlused jutuks, et ma saan aru, et selline lähim asi on algusel WorldSkills ja pärast seda on Euroskills või kumba pidi? Ma pigem parandaks, et kõigepealt on Eestis siseriiklik voor on noormeister, et ma ise ei ole küll käinud nooremeistril, aga sealt edasi vist on, võitja läheb edasi Euroskillsile ja WorldSkillsile, et minu koolis on näiteks Kelluskills, et kus valitakse kõige parem, kes läheb noorele meistrile. Lisaksin sinna juurde või täiustaksin, et kõigepealt ongi, et noormeister ja siis noormeistri parimad lähevad juba edasi kas Euroskillsile või kui sa oled väga hea, siis sul on võimalik otse lihtsalt WorldSkillsile minna võistlema juba. Kuidas üldse selles võistluse saginas hoida oma fookust oma oskustel ja tulla üldse selle võistluspingega toime? Kindlasti ütleks, et harjutada, et mida rohkem sa harjutad, seda enesekindlam sa oled võistlusel, et ma olen seda juba teinud, ma saan hakkama sellega. Aga siis kindlasti veel seda, et enne võistlusi visata ennast sihukeste situatsioonidesse, kus ütleme, ongi sihuke pinge tekib sul sisse, et siis võistluste ajaks oled nagu juba harjunud sihukese värgiga. Mina nagu arvan, et ma olen nagu kuulnud nendest võistlustest, aga nagu ma tunnen, et mul tõesti pole kogemust, aga ma tunnen, et mul lihtsalt võib-olla närvi peaks sellele vastu ja ma ei pea ennast ka nii hea käega ja kui mul nüüd koolis just oligi mõni kuu tagasi Kelluskills ehk siis koolis ise meistrivõistlused erialas, siis ma ei kandideerinudki sinna, et ma nägin, et ma oleks proovinud, aga ma ei oleks sellega mitte midagi saavutanud. Aga ma küsin kohe edasi, et Kaspar, et mida siis annaks näiteks, mida sa võiksid teha, et rohkem võib-olla seda rahulikumat võtta seda võistlust? Ma ei oskagi nagu sellele küsimusele otseselt vastata. Veel vastata, eks? Ma arvan, et see mingi psühholoogias kinni, et igal inimesel on, igal inimesel võib seda olla, et ei pea selle pingega vastu, et minul näiteks ei ole seda pinge talavust. Seda asja, okei. Aga Andres, mida sina tooksid välja? Ma tooksin seda välja, et minu vähemalt mõtteviis, kui ma sellega tegelen ja olen tegelenud, siis ongi see, et sa lähed sinna mõtteviisiga, et see koht, mis ma saan või see tulemus, mis ma saan, ongi see, mida ma väärin. Et ei ole vaja seda üle mõelda ja iga inimese mõtteviisi ei ole võimeline seda tegema, võib-olla osadad suudavad võib-olla isegi mingit paremat mõtteviisi kasutada ja siis on alati võimalik internetist otsida, et kui see võistluspinge tõesti käib üle. Ja kui me räägime nüüd ka tegelikult rahvusvahelistest võistlustest, siis nüüd Harno toetab ka neid võistlejaid väga, et nad suudaksid sellele võistluspingega hakkama saada ja seda siis leevendada, et Harno toetab inimesi, kes lähevad WorldSkillsile ja Euroskillsile sellest vaatest. Andres, Gabriel, ma tean, et sina oled käinud WorldSkillsil, aga räägi natukene, et kuidas ma olen varasemate õpilastega rääkinud, kes on käinud siin nagu teistel erialadel ja ma saan aru, et see on tohutu melu, see on hästi suure territooriumi peal, seal võivad muutuda kohad, mingisugused, kuidas mingi buss sulle järgi tuleb, kas sa üldse jõuad sinna õigeks ajaks, et seda pinget on hästi paljudes asjades, mille eest ta pead, nagu noor inimene peab vastutama? Mul oli WorldSkillsiga sellest vaatest lihtsam, et ma käisin sellisel aastal nagu 2022, kus siis oli see koroonaaeg,
oleks pidanud toimuma Hiinas algselt, aga siis lõppkokkuvõttes oli see, et Hiina lõpuks ei lubanud seda ikka, nad ei saanud oma asjadega valmis ja siis tehti niimoodi, et jagati erialad üle maailma põhimõtteliselt laiali ja siis oldigi erinevatest kohtadest erinevad erialad, et see ei olnud selline tüüpiline WorldSkillsi siis kogemus, mis siis, et oligi see, et mul jäi see nii-öelda melu ja asjad kõik kogemata ja see on ka üks suur põhjus, miks ma tahan Euroskillsile minna, et seda melu kogeda. Kus see nüüd tuleb? Nüüd see aasta tuleb Euroskills Taanis. Okay. Ja 2022, siis kui ma käisin, siis minu eriala ja minuga sarnased erialad olid siis Lõuna-Koreas. Võib-olla veel selle üle ütelda ka, et miks siis ikkagi osaleda nendel võistlustel? Minu vaatest on see, et kuna IT-eriala nõuab väga palju erinevaid teadmisi, mis ei pruugi võib-olla küll rasked olla, aga nõuab erinevaid teadmisi, siis see annab väga-väga palju juurde, kui käia just nendel kutsemeistrivõistlustel, sellepärast et sa pead selle jaoks tohutult juurde õppima. Et sai WorldSkillsiks alustatud harjutamist 9 kuud enne ja nüüd ka Euroskillsiks oleme hakanud harjutama 9 kuud enne. Et ma lisaksin veel seda, et kindlasti käia nendel võistlustel sellepärast, et sa õpid asju, mida sa kunagi ei õpiks tavakutsekoolis, et meid pannakse niimoodi, ütleme, eriõppeprogrammidesse, kus sa õpidki, ütleme, teemast, mida sa, ütleme, õpiksid alles ülikoolis. Siit kohe järgmine küsimus ka, et kui palju te näete, et te jätkaksite kas praegult kohe pärast oma kooli lõpetamist või mingi aja pärast ka ülikoolis edasi oma õpinguid? Ma võtaksin nagu üks päev korraga, et mul plaanis sellel aastal Kaitseväkke minna ajateenistusse, et käin seal ära ja siis vaatan edasi, mis ma oma tulevikuga teen, et mul on ehitusviimsle ja paberid oleks ajaks siis taskus, et ma saangi minna kas veel edasi õppima kuhugi ja siis edasi ennast arendada sinna suunas, kus ma soovin. Mul oli algul plaanis minna ajateenistusse see aasta, aga nüüd võistlustega seoses on see, et võistlused alles hakkavad 12. september ja et kuna mul on vaja palju õppida, siis ma küsisin endale ajapikendust. Aga nüüd ma lähen ülikooli ja teen 1 aasta ära seal ja siis lähen ajateenistusse. On sul juba teada ka, Erki, mis eriala peale sa lähed? Ma lähen tehnika kõrgkooli elektrotehnika erialale, ehk siis elektriinseneriks. Andres Gabriel, mis sinu mõtted on? Ma lõpetasin kutsekooli juba 2022 ja peale seda oli mul täpselt samamoodi ajateenistus. Ajateenistuse vältel ma hakkasin tegelikult juba WorldSkillsiks harjutama, siis mul oli sellega palju tegemist, siis 2023 ma tegelesin muude asjadega, mis võtsid kõik aja ära. 2024 ka algas õnneks rahulikumalt, aga lõppude lõpuks on jälle see, et nüüd mul on Euroskillsi ettevalmistus, mis saab ka kõik aja ära ja siis mul ei ole aega olnud ülikooli plaanide peale veel mõelda, aga mõistlik on millalgi ikkagist ülikoolis ära käia, aga see peab tulema siis kas aasta või paari aasta pärast. Ja ma saan aru, et sa oled ennast juba nii ära broneerinud nendele võistlustele, aga ma samas nagu kuulen ka seda, et seal on hästi palju selliseid praktilisi ja sotsiaalseid oskuseid, mida sa kõik on ju sinu pagaseks, sinu see, mida keegi ära võtta ei saa. Kindlasti tuleks rääkida veel, et on ju selline müüt, et põhikoolis seda ka mõnikord õpetajad ütlevad, et kui sul ei ole ikkagi nutikust, siis sa ei saa sinna gümnaasiumisse minna ja sa peaksid nagu kutsekoolis õppima, aga mina olen asjast aru saanud, et selleks, et kutsekoolis üldse õppida, pidada sellele pingele vastu, omandada gümnaasiumiharidus, on tegelikult väga ikkagi vaja seda nii-öelda nutikat pead iseenda ajaplaneerimist, et kuidas sa neid oskusid endal omandad, et minu meelest on see nõuab isegi inimeselt nagu 2-kordset pingutust. Kas teil ei ole tundu nii? Kusjuures ma olen täitsa nõus selle väitega, et minu koolis, ma alguses mõtlesin ka, et mulle kõik põhikoolist, mitte kõik, aga osad rääkisid küll, et kutsekoolis ei ole vaja head matemaatikat, aga läksin ehituskooli ja sain aru, et tegelikult läheb matemaatikat vaja igal pool, et alates kuluarvutustest kuni, ma ei tea, erinevate matemaatiliste ülesannete, nii et see tundub esmapilgul lihtne, aga tegelikult see matemaatika põld on minu koolis nagu väga lai
Ja ma arvan, isegi keemiat on vaja teil. Kindlasti, kui on vaja värve segada ja selliseid asju, et peab teadma, mis seal värvi sees on, et peab oskama lugeda neid värvijuhiseid ja asju, et see põhiasi, ütleme, reaalained tulevad täiesti kaasa. Tulevad küll, minul olid reaalained põhikoolis väga nõrgad, aga tänu ehituskoolile mul hakkasid reaalainete hinded paranema. Erki, kuidas sul on? Mõtleks, et see väide oli kunagi õige, et kutsekoolis ei käinud just kõige targemad õpilased, aga nüüd lähiaastatega on kutsekooli tasemed aina tõusnud ja järgmisest õppeaastast on meil nüüd 4 aastat kutsekoolis ja nüüd järgmisest õppeaastast samuti tuleb üks nii-öelda kutsekoolide reform, kus erinevad erialad siis liiguvad teistesse koolidesse, et tõsta seda erialade nagu taset ja õpetajate taset. Seda professionaalsust, jaa. Mulle meenus nüüd selle Erki jutuga, et käisin Eesti õpilasesinduste liidu ühel üritusel, ma ei mäleta, mis üritus ta täpselt oli, aga mul tekkis ühe õpilasega teisest koolist, kes käis, kas oli põhikool või gümnaasium, ma täpselt peast ei mäleta, see juba pikka aega tagasi, tekkis arutelu selle üle kutsehariduse teemal. Tema ütles, et kutseharidus on nii nõmed ja seal käivad, vabandust mu sõnaväljenduse pärast, aga idioodid, on ju. Siis mõtlesin talle, kuule, et kas sa tead ka, millest sa räägid, on ju? Ja siis ta ütles, tean küll. Siis mõtlesingi, et kuule, kes su kodu enda toa seina ära värvis? Siis ta oli nagu ehitaja, siis ma olin nüüd, kas on ilus ka? Siis ta oli nagu jaa, siis ma olin nüüd, ütled veel, et kutseharidusõpilased on rumalad või midagi sellist, on ju. Siis ta oli nüüd, okei. No läks, siis oli nagu kergelt nagu pettunud, et ma suutsin talle nagu vestluses ära teha. Siis, kui mina käisin kutsekoolis, siis oli täpselt samamoodi, et mul tegelikult olid põhikoolis suhteliselt head hinded, et ma ei olnud mitte rumal laisk ega muud sellist toredat, mida tüüpiliselt peetakse inimest, kes kutsekooli läheb. Ja tegelikult oli ka see, et kui ma kandideerisingi sinna Haapsalusse ja tegelikult see oli ainuke kool, kuhu ma kandideerisin, siis mu matemaatikaõpetaja oli minust tegelikult väga pettunud ja arvas, et ma lähen potentsiaali raiskama endal. Vau, nii. Et nii oli jah, et see mõte on ikkagi millegi pärast inimestel sees, aga kui sa lähedki eriala tegema, mida sa tahad teha ja sul on huvi selle vastu, siis sa saad sealt ka väga hea kogemuse ja saad kiirelt tööturule ja saad oma elu hakata elama ja mida kõik veel siis hing võib jahata. Jaa, ma olen ise ka saanud aru teid kuulates, et tegelikult need oskused tulevad teile nii nagu kiiresti teie sellesse eluperioodi, kus te hakkate oma elu elama ja oma isiklikke otsuseid vastu võtma ja siis on see nagu mingi lisapagas, eks? Et sa ei pea hakkama alles mõtlema, et aga mida ma siis üldse oskan, vaid need oskused ongi nagu lihtsalt seal kooli kõrvalt endale omandatud. Meil hakkab paraku saateaeg siin ümber saama, et mis on teil näiteks need lõpumõtted, mida te veel kuulajatega jagaksite oma koolist või nendest võistlustest? Ma ütleks, et kindlasti, et nüüd minna kutsekooli, et kui huvi on, et kuna meil see kutsekoolide tase on läbi aastate tõusnud nüüd, et otseselt pole midagi halba enam, et kui sulle täitsa meeldib midagi tahad õppida, siis meil on nüüd kutsekoolides varsti täitsa kõrge tase ja sa võid saada täitsa spetsialistiks sellel alal. No mina ei vahetaks seda kogemust nagu mitte millegi vastu, et see on nagu tõesti elumuutev kogemus, et see Tallinna ehituskooli astumine, ehk siis ja nagu kutsekooli astumine teise koolivahetus oli minu esimene iseseisev otsus, et ma olin ma käisin 9. veel ja olin 9. klassi lõpetamas ja ma pidin kohe esimese suure otsuse langetama, et ja tõesti, ma ei vahetaks seda kogemust nagu mitte millegi vastu, et see on loonud mulle tutvus inimestega, kellega ma poleks elu sees uskunud, et ma saan suhelda juba sina peal. Jaa, aitäh, Kaspar, jah. Minu arvamus on see, et kui sa tead, mida sa tahad teha, kui sul on juba teada see eriala, mida sa tahad sihtida ja seda on võimalik teha läbi kutsekooli, siis kutsekool on väga mõistlik ja kohati isegi väga hea valik, eriti nüüd selle uue reformiga, kus siis pannakse rohkem rõhku üldainetele ja tänu sellele on võimalik vajadusel ka ülikoolis muu eriala peale minna, kui see eriala näiteks ei sobinud. Ja kes ei ole kindlad, mida nad tahavad teha, siis kutsekooli minna ma ei soovita selle pärast, et kuna sa ei tea, mida sa tahad teha,
siis kutsekoolist sul on lihtsam minna sellisel juhul gümnaasiumisse, kus saad selle otsuse siis hiljem elu jooksul langetada. Jaa, nende mõtetega me jääme täna hüvasti ja mina tänan omalt poolt Tallinna Tööstushariduskeskuse mehhatroonika õpilast Erki Kruusmani, Tallinna Ehituskooli ehitusviimistleja erialal õppivat Kaspar Kirsti ja Andres Gabrieli Vannast, kes on Haapsalu Kutsehariduskeskuse vilistlane. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.